Tere tulemast Argipäeva pooltundi. Mina olen Margarita, olen raamatupidaja, ettevõtja ja ka alustavate ettevõtjate konsultant. Täna on meil külas kirjastaja ja virtuaalne assistent Reneli Tikerpuu. Tere, Reneli! Tere. Nii tore, et sa täna meie saatesse tulid rääkima oma tegemistest. Sina oled üks ütlemata mitmekülgne ja tegus naine, kes ühe koha peal nii-öelda paigal ei püsi ja tegelikult teeb väga palju erinevaid asju. Ma küsin alustuseks sinu käest, et millal üldse sinu ettevõtluse teekond alguse sai ja mis ajendas sind ettevõtlusega alustama? Ettevõtlusega ma niimoodi päris ametlikult alustasin nii-öelda aasta tagasi, kus ma siis oma ettevõtte tegin, et muidu ma olin lihtsalt ka teinud selliseid igast väiksemaid mingeid asju ka nii-öelda nagu endale, kes oli nagu, siis ma ei olnud päris nagu ettevõtjana või siis oli selline teistmoodi käis see. Ja mis mind ajendas, võib-olla oligi see, et tahtsingi lihtsalt teha nagu nii-öelda midagi endale, siis ma arvan, ma olin juba piisavalt palju teinud igast muid asju ja töötanudki nagu ka teiste jaoks, et nüüd siis oligi aeg nagu teha oma asju ja vaadata just mõnes mõttes on ka selline põnev asi, et vaadata, kuidas siis läheb ja proovida ühte, alati võibki proovida ju erinevaid asju, et siis leida see täpselt see oma lõpuks oma tee. Ja kindlasti ja ma usun, et see rikastab ennast ka, et kui sa saadki erinevatel tegevusaladel tegutseda, et ei ole seda, et sa mandud ära kuskile nagu palgatööl igapäevaselt ühe asjaga tegeledes. Ja just igav ei ole nii-öelda. Jaa, täpselt. Aga alustame siis otsast peale ja ma küsin kõigepealt siis sinu käest virtuaalse assistendi teenuse kohta, et sina ju toimetad ka virtuaalse assistendina ja aitad erinevaid ettevõtjaid. Millega täpsemalt sina ettevõtjatele abiks oled? Mina võib-olla kõige rohkem teengi nii-öelda jah, kujundusasju, alustades logost kui siis sellised CVI on ju koostamised, et aga ka sinna välja tegelikult igast trükised, brošüürid, kuni raamatuteni välja on ju sellised värklikud asjad. Kuid ma teen ka muid asju, mis nagu käib nii-öelda nagu virtuaalassistendi tööga ka koos, et teed küll ka kujundused, aga need kujundused ongi siis näiteks ütleme, kas mõne ürituse jaoks on ju, siis tegelikult sellega kaasneb ka selle ürituse kõik see loomine, korraldamine, jagamine, võib-olla ka läbiviimine või siis ka kõik ka muud nii-öelda nagu tavapärased nagu reklaamid ja asjad, mis on, et postituste tegemine, kirjutamine, ülespanemine, kodulehe haldus on ju, sellised muudatused kodulehel, et seda kõike nagu ma teen. Ja väga põnev. Ma saan aru, et selline loome pool on sinu lemmik vist seal juures, jah? Jah, just, et loome pool on jah, nii-öelda nagu just nagu lemmik jah, et sellise tehnilise poolega võib-olla just kõik see olen ma võib-olla varasemalt nii palju tööd tegelenud, et kuna ma ise olin nagu IT-inimene, terve elu IT-s tegelenud, et erinevatel IT-kohtadel, IT-haldurist kuni siis IT-juhtimise analüüsi kõigeni välja, siis tegelikult nüüd see loome pool on siis seal just see, millega ma nagu rohkem võib-olla olen valinud tegeleda, aga tegelikult see kõik see varasem tehniline pool toetab seda loome poolt väga palju. Ja see oli ka üks küsimus, mis ma tahtsin küsida, et kuidas need IT-alased teadmised on sind igapäevatöös aidanud? Et see Ja ongi... need ongi, ma arvan, tegelikult ikkagi väga palju aidanud, sest ma kohati näengi seda, et see võib-olla võimaldabki lihtsamini, kuidas öelda, nagu asju ära õppida, sest IT-s esiteks nagu virtuaalassistendina neid programme ja asju on nii palju, mida teha, et tuleb üks, teine, kolmas on ju. Iga kliendil võivad olla ka omad nagu soovid või omad tahtmised, et näiteks, et nüüd teed kuskil siin või siin programmis, et ja siis ongi lihtsalt see, et kui sa oled nii palju võib-olla IT-d õppinud, siis kuidagi see uute programmide ja uute asjade õppimine tuleb võib-olla lihtsamalt, sest sa kuidagi võtad intuitiivselt rohkem seda infot vastu ja sa nagu võtad nagu uue programmi, kuidas öelda, lahti ja sa juba nagu oskad nagu asju, et see on nagu just, mis ma olen nagu kogenud. Et see kindlasti aitab. Ja ma usun, et see võiks virtuaalse assistendina üks sinu tugevusi ka kahtlemata olla, sest ise, kuna ma olen ka erinevaid koolitusi, kursusi teinud, mina näiteks nii tugev igasugu IT-tehniliste asjadega ei ole, sest minu jaoks on just näiteks alati olnud hästi oluline, et virtuaalne assistent peab olema tehniliselt hästi tugev. Ja ma usun, et see kindlasti sinu puhul võib väga suurt rolli mängida, et miks sa võid olla suurepärane assistent ka näiteks koolitajale või kellelegi jah, kes erinevaid kursuseid asju teeb, kus ongi sellist tehnilist taipu just palju vaja.
jah, just seda Aga kindlasti jah, sest ma olen isegi nii-öelda nagu omal ajal isegi programmeerimist ja kõike õppinud, et lihtsalt, et noh, saabki kõigega nii-öelda tegeleda. mhm. Triin tegi vahepeal väga hea tähelepaneku, et tänase saate puhul väga hea külaline oled, kuna täna on ju virtuaalsete assistentide päev. Et see Ja, pisiasi läks juba vahepeal meelest ära, nii et palju õnne kõikidele virtuaalsetele assistentidele. ja palju õnne ka minu poolt kõigile. Kas sina ka tähistad kuidagi erilisemalt virtuaalsete assistentide päeva täna? Täna ma võib-olla nii ei tähista, aga ma olen homme virtuaalassistentide päeva üritusel, nii et tähistan homme väga eriliselt. Ja kõiki teisi kutsun ka sinna, nii et väga põnev. Jaa, väga vahva. Kas saab veel registreerida virtuaalassistentide päevale? Ma arvan küll, et saab. Tavaliselt ikkagi alati igale poole saab nii-öelda viimse hetkeni, et ma usun, et praegult ikka veel saab. Ma arvan, et kui otsida, siis ikka saab. Jaa, no väga vahva. Aga ma tahtsin küsida veel selle IT-valdkonna puhul, et IT-valdkond on ju teadagi täna noorte seas ülimalt populaarne, et kuna seal on palgatase kõrge, siis hästi palju just meeldib noortele seda IT-d õppida, et ei pea füüsilist tööd tegema. Et kuidas sinul tuli üldse see mõte või julgus teha täiesti kannapööre tegelikult, et IT-valdkonna pealt võtta siis nagu see virtuaalassistentide valdkond ja see kõik muu, mis sa tegeled, et sa ei ole enam selline IT-tehniline tugi. Võib-olla oligi see, et kuna tegelikult algselt, kõige algselt ma tegelikult üldse tahtsin psühholoogiat õppida, aga lihtsalt oligi see, et kuna ma ei saanud tegelikult psühholoogia sisse, ma tegelikult olen võib-olla, noh, ma kunagi käisin ka kunstikoolis, on ju, et asju, et võib-olla noh, olengi tegelenud muidu ka nagu humanitaarpoolega rohkem, on ju ka, aga kuigi ma tegelikult ikkagi keskkoolis lõpetasin jah majandusreaali, on ju, ja siis ja kuna ma ei saanud lihtsalt psühholoogiasse tasuta õppesse sisse ja tol hetkel ma ei raatsinud tasulisse minna, siis oligi see, et ma valisin IT, sest just sellepärast, et mul ei olnud IT osas mingeid teadmisi. Ja noh, lõpuks see lõppeski see, et ma lõpetasin vist ühe diplomiõppe sain ja siis rakenduskõrghariduse lõpuks IT-magister sinna juurde. Et siis tegelikult ja sinna juurde ma tegelikult vaikselt tegin nagu neid, noh, mingeid väikseid kujundusasju kodus, näiteks mingeid kaarte ja asju, pabereid, niisuguseid asju ma olen ikkagi läbi aja kogu aeg teinud. Ja siis lihtsalt oligi võib-olla see aeg, et noh, öeldakse, et kui lapsed tulevad, on ju, kuidas öelda, et siis on ikkagi see, et sa hakkad nagu rohkem võib-olla teistmoodi mõtlema või leidma mingeid teisi mõtteid või lahendusi ja siis tekkiski lihtsalt see asi, et mõte, et teha midagi muud, et just võib-olla nagu proovida ka midagi muud, et see on, iga kogemus arendab meid uuesti edasi ja mida rohkem me võib-olla uusi asju proovime ja teeme, siis seda mõnes mõttes kasulikum see meil on. Et siis meil on rohkem oskuseid ja teisest küljest annab see rohkem ka enesekindlust juurde. Ja siis ma mõtlesingi, et vaatan, et proovin ja IT on tegelikult selline valdkond, kus ma noh, kuidas öelda, iga hetk on võimalus minna tegelikult ju tagasi, et ma saan iga hetk minna uuesti, kas siis IT-analüüsi, IT-juhtimist, mida iganes tegema, et kui tõesti tundub, et nüüd oleks jälle aeg sinnapoole minna. Mhm. Minu meelest on imetlusväärne, et naisterahvas on sellise valdkonna valinud, et ma tegelikult väga palju ei tunne naisi, kes üldse IT-valdkonnas niimoodi oleks tegutsenud või oleks lausa IT-magistriga. Et pigem tundub, et see on rohkem selline meeste ala. Ja eks kindlasti rohkem võib-olla on jah, nagu mehi, et aga eks on ka naisi nagu jah, et aga rohkem võib-olla jah mehi, et eks meil oli kasutuses mehi oli ikkagi rohkem, et nagu Mhm. jah. Jaa. Sa ütlesid ka, et sul oli kunagi see psühholoogia huvi ja sa praegust lisahuvina tegelikult tegutsed ka karmaastroloogia valdkonnas. Mis see endast kujutab? See ongi, kuidas öelda, selline hobi korras tulnud tegelikult juba mingi 8 aastat sellega tegelen, aga see ongi eelkõige siis selline, et sünnikaardi lugemine, et meil Eestis tegelikult on väga levinud tavaastroloogia, karmastroloogia on selline võib-olla eriaru sellel ja mis ei ole tegelikult Eestis väga levinud. aga miks ma nagu selle sai valida, et noh, astroloogia vastu oli ka võib-olla huvi terve elu olnud, et meil olidki kodus mingid astroloogia raamatud, siis me õega ikkagi vaatasime neid nagu läbi aja, aga lihtsalt kui me puutusimegi kokku selle karmastroloogiaga, siis sealt sa näedki täpselt nii-öelda ära just selle, et mis on sul nii-öelda elus võib-olla ülesanded või suunad või asjad, mis su talendid, anded ja kuidas neid nagu võib-olla leida ja siis seda õppides on nagu nii palju näinud just seda, et see täpselt nagu nii ongi ja et kuidas selle abil tõesti on võimalik elada, kuidas öelda, selline kerguses, et tihti just tulevadki läbi selle inimestel võib-olla kannatused, ütleme nagu
teevad võib-olla valesi, noh, mitte selles mõttes valesi asju, aga öeldakse, et meil elus hing on valinud mingi tee, mis ta tahab, et me nagu see elus teeks ja kui me kogu aeg teeme vastupidiseid asju, siis meil kogu aeg tulevad sellised võib-olla takistused, väljakutsed. Aga kui me nagu liiguks sinna õiges suunda, siis meil tuleb see kergus. Ja siis ongi see, et sünnikaardi järgi, siis on võimalik lugeda kõik välja. Tegelikult kõik asjad inimese kohta on sünnikaardi järgi võimalik välja lugeda. Ja siis oligi, et algul me lihtsalt ise õppisime seda aastaid ja siis oma tuttavatele rääkisime ja siis tuligi lihtsalt mõte, et kuna selle vastu oli huvi ikkagi päris suur ja nii palju, kui me inimestele seda teadmisi jagasime, siis kõik olid väga positiivsed selles osas, et ja siis mõtlesimegi, et seda siis pakkuda teistele ka, et just kuna nähes seda kasu. Mhm. Jaa, väga äge. Mina ise, see vist oli äkki jõulude ajal või ei olnud ka. Issand, kui me virtuaalassistentide tiimiga esimest korda istusime Viljandi pärimusmuusika Aida kohvikus, siis mina esimest korda teie käest üldse kuulsin sellisest asjast nagu karmaastroloogia, et minu jaoks oli täielik müstika, et mis asi see üldse on. Ja ma mäletan tookord seda selguse hetke, et ma olen 34 aastat elanud õndsas teadmatuses nii-öelda, miks mingid asjad on nii, nagu nad on, siis peale sinuga kohtumist tekkis nagu mingi selgus, et issand, et ma saan nüüd aru ja see andis mingi teatava kerguse, sest et kogu aeg oli nagu mingi see küsimus oli miks nagu õhus, et miks need asjad on nii, et aru ei saa. Aga see karmaastroloogia, et tegelikult kõik see minu sünni järgi andis selle vastuse mulle kätte ja mul on nagu hea meel, et selline kergus tookord tuli, nii et see on kindlasti kiiduväärt asi, mis te teete. Aga kus sa oled üldse oma selle valdkonna teadmised saanud, et ma saan aru, et Eestis ju väga üldse keegi ei pakugi seda. Väga pakute, et meil õpetaja tegelikult oli ise ka õppinud välismaal väga palju, kindlasti väga palju Venemaal või ta ongi võib-olla rohkem levinud sellises slaavi maades, see karmastroloogia, et Valgevene, Venemaa, Ukraina sellised maad, et Eestis seda ei ole väga palju jõudnud ja võib-olla üks põhjus, miks teda Eestis ei ole, et väga palju koolitused ja kõik selle valdkonnaga raamatud on väga palju just vene keeles. Et kui infot otsida, vene keeles on kõige rohkem infot, aga võib-olla vene keel ongi selline, mida Eestis tegelikult just eelkõige noored võib-olla ka nii palju ei räägi, et ega mina ise ka nagu väga vene keelt ei räägi, aga meil lihtsalt õpetaja nagu hakkas neid kursuseid tegema nagu edasi eesti keeles ja ta on ka nagu aastaid pikalt teinud, et Marika ja siis ja siis temalt siis saimegi nii-öelda õppida. Ta ise õppis juurde ja andis meile nii-öelda nagu edasi neid teadmisi. Ja Väga äge. lõpuks tulebki see juba praktiseerimise käigus, et ongi järjest mida rohkem. Me oleme ikkagi päris palju neid konsultatsioone ka läbi viinud. Ma arvan, et 2 peale nagu Reelika ka mingi, ma ei tea, 200, 300 kanti juba tegelikult ja seal tegelikult ongi see, et mida rohkem sa neid teed, mida rohkem sa inimesi analüüsid, siis sa nagu näed rohkem neid seoseid ja sul järjest rohkem hakkab seda infot nagu tulema, sest sa ise mõistad neid asju järjest paremini. Jaa, kindlasti. Aga kuidas selle karmaastroloogiaga ju sa tegelikult loed ka päris palju inimese kohta välja ja sealt tuleb ka mingit infot, mida võib-olla inimene isegi kas ei taha kuulda või tal on raske kuulda. Kui palju sa ise võtad hinge selliseid asju, mis sealt välja loetakse või see, mis inimesele endale siis hinge läheb just? No seal ongi nagu see, et noh, et tegelikult see info, näiteks ma mõtlengi, et kui inimesele ka konsultatsiooni tehes me ikkagi anname selle kõik info nagu edasi ja mis me sealt nagu loeme, nagu see kõige olulisem info on ju, võib-olla, et aga ja siis seal võib olla tõesti infot, mis võib-olla inimesele ei sobi või nagu ta nagu tunneb, et see ei ole päris nagu nii, on ju, et aga meil tihti ongi see, et me ikkagi räägime neid asju läbi ja vahel ongi tõesti see, et ütleme, et võib-olla see hetk inimene ei mõista seda, aga enamasti on ikkagi sealt tagasiulatuvalt mingi näiteks aasta, paari pärast on nagu see info nagu mõistetav. Et aga me nagu, see konsultatsioon, kuidas ma ütlen, et see kohati ongi selline nagu, kohati nagu peaaegu psühholoogiline nõustamine, sest me tegelikult räägime seal kõik asjad niimoodi läbi ja võib-olla aitame inimesel nagu analüüsida just selles võtmes elu, et miks mingid asjad on olnud nii, nagu nad on olnud. Ja isegi kui me teeme ka paaridele sünastri, et siis see tegelikult on täpselt nagu perekonsultatsioon nagu selline, sellepärast et seal me räägime täpselt läbi ühe inimese asjad, teise inimese asjad, nii-öelda nagu need väljakutsekohad ja siis seal täpselt tuleb väga palju taipimisi. Vot sellepärast sul ongi nii, sellepärast ongi nii, et võib-olla just mõned nagu nii-öelda perekonna probleemid saavad tänu sellele just lahendatud.
sest me oleme lihtsalt need rääkinud läbi, et see tuleb just inimese enda elulistest väljakutsetest, mis tal on. Mhm. Nii tore kuulda. Kes on üldse Karmo astroloogia kliendid? Kes jõuavad tavaliselt sinuni? Rohkem muidugi naised, kuigi on ka mehi ja mitte nüüd väga vähe, aga kindlasti rohkem naisi ja vanuses tegelikult on nad täiesti, ma ei teagi, võibki öelda 20 kuni 60, 65 on ju eelkõige, et Mhm. tegelikult igas vanuses, et inimesed. Et jah, et ma ei oskagi öelda, et see ongi täpselt see, et tihti meil ongi just see, et meil väga palju just seda infot levibki nii-öelda nagu suust suhu, et keegi on käinud ja siis ta räägib edasi ja siis tulevad uued inimesed, et siis ongi täpselt selline, et noh, need inimesed, kes tulevad, ongi täpselt see, kes sinna kuskile gruppi kellegi juures kuuluvad. Mhm. Aga kui palju tuleb inimesi, kes tulevadki mingi murega, et nad jõuavadki mingi mure tõttu sinuni või on ka neid uudishimulikke, kes lihtsalt tulevad nii-öelda vaatama, et mis sa neile räägid? Rohkem võib-olla ikkagi inimesed tulevadki konkreetse mingi asjaga, et neil ongi ikkagi noh, nad tahaksidki täpselt teada nii-öelda, et just, et mis siis mu hing on mulle elus valinud, et kuidas selleni jõuda ja või on siis konkreetsed mingid teemad, et me nagu noh, näiteks teeme ka seda suhete nii-öelda nagu analüüsi, et kus sa tegelikult paned 2 sünnikaarti kokku ja see aitab väga tihti see nii noh, mõned sellised suuremad kohad võib-olla inimeste elus ära lahti mõtestada, et näiteks, et kui keegi mõtleb kogu aeg, et ma ei tea, mul on mingi inimesega kogu aeg sellised väljakutsed, ma ei saa aru, mille pärast on need kogu aeg mingi jama, et nagu ta korraldab, aga vaadates võib-olla seda suhet sügavamalt läbi, tulebki välja see, et need seosed on eelmistest eludest, kus tulebki välja, et eelmine elu oli nii-öelda vastupidine olukord, et kus sa võib-olla ise nagu midagi tegid, mille tõttu see inimene nüüd siis see elus, noh, kaudselt oled nagu karmavõlglane, on ju, et nagu, et nüüd tasuta siis selles elus talle. Ja Mhm. siis aitab väga palju mõistmist inimestel saada ja mõnes mõttes toob ka selle läbi kerguse, et nad saavadki aru, et noh, et nii siis ongi see. Mhm. Jaa, väga põnev. See on kindlasti üks teema, millest võiks väga palju rääkida, et kui täpsemalt tahta uurida. Aga ma võtan edasi sinu järgmise, see põhiline, millega sina täna tegeled, see hingelähedane osa ehk et siis sinu kirjastus Soul Light. Kui kaua sul nüüd tänaseks see kirjastus toiminud on? Nüüd suvel saab aasta, et aasta aega, ja see tuli ka kõik kuidagi ka väga kiirelt ja selline mõnes mõttes ootamatult, et see võib, et see teekond oligi selline, et 2 aastat tagasi ma sattusin ühele koolitusele, kus õpetati raamatuid kujundama ja tegema ja see oli nagu selline Euroopa Liidu rahadest päris mahukas koolitus ja ma kandideerisin sinna, aga ja sain ka valituks, onju. ja kui ma seal koolitusel olin, siis tegelikult ma olin ainukene inimene, kes oli selles valdkonnas täiesti nagu null inimene, sest ma ei teadnud ei kirjastamisest midagi, ma ei teadnud trükikodadest midagi. ei olnud nagu üldse, ma olingi nagu noh, hoopis mujal tegutsenud aga see oli mulle väga meeldis, see tundus väga põnev ja siis me tegime seal lõputööna, ma tegin veel ühe luulekogu lõputööna, et tegelikult oli väga nagu selline huvitav valdkond. Ja siis sealt edasi tuligi siis sõbranna kaudu see virtuaalassistendi märkmiku loomine, kus ma mõtlesin, et see oleks nagu huvitav asi siis tõesti proovida nüüd neid teadmisi. Ja siis ja noh, nagu aasta hiljem tuligi siis noh, kuidas öelda, tuli nagu oli üks koolitus, üks praktika, kus oli, siis tuligi sealt täpselt see mõte, et teha nagu oma kirjastus ja see tuli nagu nii täpselt ja nii selge visioonina nagu ette, et siis ma mõtlesin, et noh, et võikski siis tõesti teha selle, kui see niimoodi tuli, et kõik nagu põhjalikult. ja siis ma kohe veel ei teinud kirjastust, aga see mõte oli nagu paigas. Et hakkasin siis alles uurima, et kuidas see kirjastuse tegemine käib ja üldse, kuidas see raamatute väljaandmine käib, et ja aasta aega võib-olla olengi ma tegelikult väga palju ka ennast selles valdkonnas just lisaks juurde koolitanud, et kõik see paberivalikud ja kõik see, kuidas teha ja kuidas see värvide haldus ja kõik see on nagu, see on nii suur maailm ja aga väga huvitav nii-öelda teekond on olnud ja nüüd on siis nii-öelda kirjastus olemas ja 2 raamatut on ka tulnud välja, nii et ja kindlasti ma muidugi mõtlesin, et ma saan kiiremini ja rohkem raamatuid välja anda, aga eks see on nagu omajagu ikkagi protsess, ühe raamatu väljaandmine, et see nõuab nagu aega, aga et kindlasti tuleb tulevikus veel väga palju toredaid raamatuid. Mhm. Minule endale tundubki, et see kirjastuse töö, see tegelikult ei ole üldse lihtne, seal on mustmiljon asja, mis tuleb nii-öelda üle vaadata ja kontrollida ja teha
kõike, mida sealt peab teadma, et mida üldse üks kirjastus teeb, et millised need ülesanded on, mida sa täidad siis? No kirjastusel eelkõige ongi, et noh, ütleme näiteks tuleb mõte mingi raamat välja anda, noh, 2 varianti, kas raamat on, noh, ütleme, kirjutad ise raamatu, siis on hea lihtsam, siis osad tööd jäävad ära, onju. aga kui on kellegi teise raamat, noh, siis hakkabki kõik need autoriõigused, sealt edasi siis toimetamine, kui ta on mingis teises keeles, tuleb tõlkimine veel juurde, onju. Ja siis sealt edasi, kui on nii-öelda see käsikiri valmis ehk see tekst siis selles keeles, milles sa soovid välja anda raamatut, siis hakkabki raamatu selline kujundamine, et kui on autoriõigusega raamatus, paljudel raamatutel on väga täpselt ette öeldud, milline see raamat olla võib, et sa ei saagi eriti ise midagi teistmoodi teha. aga kui seda ei ole, siis ongi täiesti niimoodi, saad ise nagu mõelda, ei saa siis oma kujutusel nagu lasta jooksma. Ja siis, kui on see valmis, siis tuleb edasi trükikodadega, et küsida nagu pakkumusi ja siis hakata vaatama, et palju tellid raamatuid ja noh, enne muidugi see koos selle kujundusega käib ka see, et valida nagu ära raamatu jaoks paber, kaaned, kas on siis pehme kaas on ju, kõva kaas on ju, siis mis paberitüüpi on ju, kirjafondid, et see kõik, see on nagu selline päris palju valikuid on ju, et selline ja see võib päris pikk protsess ka olla, et kui ei oska alati algul noh, kohe mõelda. Ja siis sealt edasi, kui on raamat valmis, siis lähebki lõpuks see trükikotta, siis trükikoda teeb raamatud valmis. Ja siis tulebki nii-öelda raamatute müük edasi. Mhm. Jaa. Kui raske on üldse ühe autoriga nii-öelda koostööd teha, et kui noh, eks meil ju kõigil on mingid oma visioonid peas või siis ongi see, et autor võib-olla mõtlebki selle peale, et ma tahan lihtsalt raamatut välja anda, on ju, et tal ei olegi võib-olla mingit kindlat ideed või ta täpselt ise ka ei tea, mis ta tahab. Või kui suur töömaht see üldse on, et kui raske on nii-öelda autorile siis selgeks teha, mida see kõik endast kujutab või miks see sinu teenuse hind on seda väärt, mis ta on? Võib-olla läbirääkimistega, et üks raamat on ka, mis on nagu ühe autoriga koos nagu tegemisel, et seal ongi see, et noh, mul on näiteks olemas ka igast näidised, paberite näidised, asjad, kaante onju, siis ongi, et vaadata nagu need koos üle, siis ongi see, et kui autoriga kokku saada, siis tegelikult ongi hästi palju, ma ütlen, et mina jälle usaldan oma sisetunnet, et vastavalt sellele, mis mul sisetundel on tulnud mingi mõte, et kuidas mingit raamatut näiteks teha või mis fonti, noh, see fontide maailm on ka selline, et see on neid fonte on ju tohutult, onju et sa loodki lihtsalt mingi visiooni ja siis ma olen ka oma visioonina loonud, siis teinud mingid näited ja siis ongi nagu nende hulgast siis ongi valitud, et kas see nagu sobib või nii-öelda mitte, et ta võtab muidugi kindlasti aega, sest tegelikult noh, vähemalt mina nagu ikkagi loen kõik raamatud väga põhjalikult ikkagi üle, sest ma nagu leian, et ma tean, et saab ka tegelikult kujundada kõike nii, et sa nagu otseselt ka ei loe, sest sa võtadki seda lihtsalt teksti nagu puhtal kujul. kuid ma ise usun seda, et paremini ikkagi saab nii, et kui sa loed läbi, et sa oled täiesti ise seal sees, et sa nagu täpselt tead, milles see on, onju. ja kui veel teha juurde ka kaanekujundus, siis see kindlasti annab omalt poolt väga palju lisaks nagu infot, et kuidas siis neid kaanekujundust teha. Mhm. Kuidas sinu esimene klient üldse sinuni jõudis? Esimene klient oligi mul võib-olla selle kaudu, et me ise oleme hingede kogukonnas, on ju, kuidas öelda, õpime ise Ukrainas nagu veel hinge, noh, sellise hinge energeetilist arengut, et kuidas öelda, nagu laiendada oma teadvust, et õpimegi nagu, see on päris teaduslik selline õpe ja et õpime sealtkaudu ja siis tegelikult seal meil oli ka nii palju häid tekste, et need tekstid võib-olla, mis me kogusime, tuligi niimoodi, et siis, kui oli vahepeal see aeg, et ei saanud kokku saada ja ei saanud igasuguseid mingeid koolitusi teha või asju, et siis me nagu kogusime neid tekste ja jagasime noh, eesti keeles tõlgiti igast asju, siis meil tuligi see mõte, et võib anda needsamad tekstid nagu raamatukujuna välja, et algul ei olnudki raamat, algul mõtlesime, et lihtsalt teha ja siis ma mõtlesin, et ei, et teeme ikka ilusa raamatuna, et siis selline, et siis on nagu noh, siis ta on nagu selline mõnes mõttes nagu igavene raamat tegelikult on väga suur väärtus ja teda saab ju korduvalt kasutada ja ta ikkagi püsib pikka aega ja Mhm. siis sealt tuligi nagu esimene raamat, mis oli tegelikult ka täiesti selline, et mis mõtted, asjad olid, et kuidas hakkas kohe jooksma, et algul olid lihtsalt tekstid ja siis nendest tekstidest sai siis loodud nagu raamat, et öelda mingi järjekord või mingi sisu või asjad välja ja siis ma võin näidata ka, et esimene raamat oligi siis selline raamat, onju. Mm. hingede õpetused, ta oligi suur raamat, sest siin oli nii palju tekste siis meil oligi lihtsalt mõte, et tehagi kohe suures formaadis, onju. ja siis siit sai ka kõik need asjad, mis valida, et siis noh, et see oligi jah, väga-väga põnev, et see tuli nagu selle Ukraina kooli kaudu nii-öelda, et selle õpetaja nii-öelda nagu tekstid. Mhm. Jaa, väga põnev. Triin küsis vahepeal, et kas kirjastades on võimalik ka protsessi automatiseerida?
no seal mingeid asju, noh, võib-olla saab automatiseerida, aga ma isegi ei ütleks, et tegelikult, sest seal on oma nagu kindlad asjad, mida lihtsalt teha ja seal ongi see, et noh, niikuinii tuleb rääkida kirjas, selle kirjastaja peab rääkima läbi autoriga, et seda sa noh, niikuinii pead tegema ja sealt edasi nagu ka kogu see kujundus ja see asi, et noh, näiteks jah, on võimalus nii-öelda noh, nii-öelda teha nagu mingi automaatne selline aluspõhja, kuidas kõik asjad nagu noh, nagu järjest teha, aga enamasti ikkagi see on rohkem personaalne. noh, mina vähemalt ütlen, ma olen oma kirjastust niimoodi nagu mõelnud, et kõik raamatud on ka sellised väga noh, mõnes mõttes erilised ja väga ka personaalsed ja kogu see lähenemine ongi pigem nagu hästi personaalne. et selles mõttes ma isegi ei näe seal väga nagu nii-öelda nagu neid automatiseerimise kohti. et lihtsalt on ka oma need etapid tuleb niikuinii läbi käia. Ja no arusaadav, eks see ongi teatud selliste loomeprotsesside juures, et me ei saa neid mugavaid digilahendusi väga kasutada, on ju. Aga sinu raamat Rikkuse valemid, mis nüüd alles tõesti nagu loetud nädalad tagasi tuli välja, või ei tea, kas sa oskad täpset kuupäeva ka öelda, millal sa esimest korda sellest märku andsid, et nüüd on raamat väljas? Ta tuligi tegelikult väljagi, meil raamatu esitus oligi siin augusti või oh, ma ei saa aprilli lõpus, et 28. aprill oli ja Hirumõisas ja siis tegelikult selleks ajaks nii-öelda tuli raamat välja, aga tegelikult meil ikkagi päris raamatud noh, no pidid küll saama kõik valmis, aga kuna see oli, seal raamatus oli kasutatud mitut sellist eri nagu lahendust, eri tehnoloogiat, mida tehti välismaal ja kõiki asju, siis oligi meil selline asi, et meil tegelikult ei jõudnud raamatud valmis. et aga meil lihtsalt oli trükikojaga kokkulepe ja või mitte kokkulepe, et trükikoda omalt poolt siis pakkus seda, et nad tegid osad raamatud meil käisid ööna valmis selleks esitluse ajaks. et lõpuni ma ikkagi raamatut sain selle kuu alguses kätte nii-öelda, et mis siis jõudsid nagu meieni jah. et aga jah, et see raamat, see oli ka väga selline, noh, see on ka tõlgitud raamat ja mina ise sellest raamatust kuulsingi esimest korda vist 10-15 aastat tagasi ja tol hetkel no ma olin sellest tegelikult erinevates kohtades mitu korda kuulnud ja ma ise nagu väga tahtsin seda lugeda ja seda raamatut on tegelikult antud välja inglise, portugali, ma ei tea, saksa, prantsuse, väga paljudes keeltes, aga nagu noh, ma oskan sealt ainult inglise keelt ma ei leidnud ja siis venekeelne oli ka, et aga vene keelt ma ei oska, ma noh, nagu mõtlesin, et ma ei hakka ju nagu sõnaraamatuga seda lugema, onju, et selline, et ja siis see jäigi see sinna paika. ja kui mul tuli mõte nagu seda, et oma kirjastust teha, siis mul käiski kohe, mõtlesin seda, et no kui ma juba oma kirjastuse teen, et siis selle raamatu ma nagu eesti keeles välja, et ta võiks olla eesti keeles, ta on väga-väga eriline raamat. ja kui oligi see kirjastuse mõte oli juba olemas, oli kõik paigas, et seda ma teen, veel kirjastust ei olnud, siis minuni jõudiski üks naine, kes tegelikult oligi armas Ene, onju, kes oligi tegelikult raamatu tõlkinud eesti keelde. et kõik läkski nagu selline, jõudis ise minuni, siis ma mõtlesingi, et jah, et siis ma annangi selle ka eestikeelsena välja. Väga lahe. Nii et täitsa enda huvist on see raamat sündinud, et sa oled ise juba selle raamatuga ammu kursis ja et ise saada seda siis lugeda, et siis saigi see loodud ka. Ma usun, et eks see on nagu paljude asjade puhul, et ikkagi praktilisest vajadusest see nii-öelda tuleb. ja no just kindlasti. Ja, aga mis on selle raamatu peamine eesmärk, et kellele see raamat mõeldud on? See raamat, kuidas öeldagi, et ma võin näidata ka, et raamat Rikkuse valemid, mingi niisugune nagu kuldne raamat või kuldne raamat ütleme ise. aga mis ta tegelikult see mõte on, ta ongi niimoodi läigib siin. aga see raamat, kuidas öelda, et see ongi, ta ongi nagu, tegelikult öeldakse, et on praktiline juhend rikkuse saavutamiseks ja siin ei olegi tegelikult mõeldud nii-öelda nagu just seda rahalist rikkust, et see ei ole see põhiline eesmärk, et see põhiline eesmärk ongi see, et see rikkus on selline nagu elurikkus, et kõiges, et siin tegelikult siin raamatus, kui näiteks ma võtangi siit lahti nüüd siin, see ongi nagu näha, et 22 sellist praktilist valemit, siin on sellised harjutused kõik, mis on juures ja see ongi see, mis aitab saavutada elurikkust, aga noh, näiteks siin ongi sellised valemid, näiteks noh, ma siin mõned on näiteks, et mida külvad, seda lõikad, onju. Siis teil ei ole piire, onju, mõtteaura, onju, rõõm on alati teiega. Eesmärk, onju, see on valik, tänulikkus on edu alus, et siin on sellised asjad nagu kirjas, et need 22 punkti, et need ongi sellised kuidas öelda, elualused ja see ongi selline elurikkus, et siis töötades see raamat läbi ja tehes sellega tõesti on iga 22 harjutust ka, siis
tulebki see eluline rikkus, mis tegelikult kaasneb ka selle majandusliku poolega ehk siis materiaalse rikkusega, et öeldaksegi, et selle raamatu kohta ongi öeldud, et inimesed, kes seda raamatut loevad, selle järgi teevad, siis ei ole võimalust seda, et nagu, et neil ei tuleks ka selline finantsilist rikkust. Ja selle raamatuga oligi siis, kuidas ma räägin, selline mõte, et jälle ma usaldasin väga oma sisetunnet ja oma pilte, mis mul või kuidas öelda, kujutusi, visioone, mis mul tekkis, siis selle raamatuga mul tuli lihtsalt mõte, et kui see välja anda, seda raamatut on antud välja hästi lihtsal kujul, kuigi tegelikult see sisu, mis siin on, see sisu öeldakse, et see on nii väärtuslik ja sellepärast ongi, et kui sa töötad selle läbi, siis sul ei olegi nagu piire, see ongi tõesti, et sul ei ole piire, sa võid elada nagu finantsiliselt, kuidas tahad, eluliselt, kuidas tahad, et see võtab sult nagu, sa lihtsalt nagu programmeerid oma alateadvusega nagu ringi, võib öelda, et tegelikult et see raamat ongi nagu selles mõttes nagu see sisu poolest just väärtus, et noh, nagu noh, et tal ongi lihtsalt, ta annab sulle nii palju, et on piiritu. Ja mul tuligi pildina ette, et ma tahtsin, et see raamat oleks nagu kullakang või selline kuldne ja asjad ja siis hakkasingi ma otsima ja vaatama, et kuidas seda siis saaks teostada, sest meil kujutuspildis võib tulla nii palju ideid, aga füüsilises maailmas nagu on kõiki nagu noh, alati pole võib-olla päris nii lihtne või võimalik kõike teha. Ja siis ma leidsingi ühe kullakangi, see raamat tegelikult on tehtud täpselt nagu proportsioonid on samasugune, see kullakang ise on muidugi pisike nagu kullakangid on, onju, aga ta on täpselt samades proportsioonides, et sellepärast on nagu natukene, kuidas öelda, nagu piklikum raamat, et ta ei ole nagu nii nagu tavamõõdus. Ja see raamatu, selle kullakangil oligi tegelikult ka Fortuna jumalanna kujutis, et meil on ka siin nagu selline kujutis nagu külluse jumalanna kujutlus, aga me muutsime seda lihtsalt natukene ringi, et mul üks sõbranna Astrid, tema siis joonistas selle uuesti ringi just sellepärast, et see oleks veel selline külluslikum ja veel loovam kui sellel kuldsel mündil. Või noh, nagu kullakangil nii-öelda. Ja siis tuligi see, et me tegime ta kuldsena raamatu, isegi ääred on kuldsed, et need kõik nii-öelda nagu need ka värviti kuldseks ära ja ka sees tegelikult igal lehel siis on nii-öelda ka nagu kasutatud siin ka veel seda kullavärvi, nii et tal on nagu ja see kullavärv ongi selline niisugune nagu ta on, nagu ta ongi niisugune, et ikkagi läigib ja siis kuna ma tahtsin nagu, et see raamat olekski siis selline väga külduslik ja väga eriline, siis meil oligi mõte, et seda pakkuda koos karbiga, et olekski selline, et sa teed lahti, ta on nagu ilusti pakendatud, selline nagu, et ta ongi nagu noh, mõnes mõttes nagu uus elu ja siis meil ongi selline kullakarp on siin juures nii-öelda, et selline ja see teed karbi lahti ja siis karbis on raamat ja siis seda karpi, see on niisugune tugev karp, et saab siis inimene edasi kasutada, milleks ta tahab, et nagu külluse karbiks, raha kogumiseks või milleks iganes. Ja siis tuli selline mõte ja siis hakkasin uurima ja teostama ja raamatuga oli päris palju aegu väljakutseid, igast asjad toimusid ja juhtusid, aga nüüd on see raamat väljas ja mul on nagu väga hea meel, et see sai lõpuks nii-öelda tehtud. Ja Marina kirjutab ka, et ilus raamat ja külluslik ja ma olen 100% nõus, et isegi siin ekraani vaheldusel ma näen, kuidas see sädeleb kullast Ja ta külgedelt ongi igalt poolt. jah, see oligi just mõte, et ta olekski tõesti külluslik ja asjad, et noh, seal ongi see, et noh, mulle ka läbi protsessi, kus ma erinevate inimestega suhtlesin, kus me valisime paberit ja asju ja gaasi ja neid värve, oligi see, et kas paljud siis ka, et äkki võta mingi teine asi, et sest noh, iga asi on teada, et me elame materiaalses maailmas, iga asi maksab, aga lihtsalt kuna minu kindel idee oli, et ei, et see raamat oleks selline küllus, ma ei tahtnud nagu hakata kuskil tegema selliseid piiranguid, nii-öelda valima mingid odavamad lahendused, et ma tahtsin, et olekski tõesti külluslik raamat, külluse sümbolite kõigega ja siis nii ta sai tehtud. Kindlasti ta oma hind on nagu raamatumaailmas ei ole just nagu väga soodne see oma hind, mis seal raamatul on, aga jällegi oligi mõte, et ta olekski eriline ja olekski teistsugune kui tavalised raamatud. Ja põhiline on ju see, millist väärtust see tegelikult ju tagasi toob, et see hind on nii-öelda üks osa sellest raamatust, et millega on võimalik osta, aga just see väärtus on ju, et see, ma ei tea, kas see hind on nüüd 108 eurot vist oli, Väga ja et see hind, mis sa selle eest välja käid, on tegelikult marginaalne võrreldes sellega, mis sa sealt vastu saad. ja just ja miks ka 108, me mõtlesime erinevaid hindi jällegi, see on 108 number on väga-väga eriline tegelikult number, see on 108 on selline, ta on kosmoses hästi suure energia ja suure jõuga number ja sellepärast tuligi see 108 onju. Et ja noh, ja lisaks on kokku 1 + 8 on 9, mis 9 on ka selline finantsnumber onju, et sellepärast meil kõik nii-öelda läbi mõeldud, kõik vastavad sellele pandud paika ja kooskõlastatud. Et tundus selline ja tõesti see sisu on selline, et ta on nagu rahakursus teisest küljest või oma alateaduse ümberprogrammeerimine ja kui inimene nagu seda loeb, siis ta kindlasti saab sealt nagu
mõtteid, mida ükskõik mis valdkonnas oma elus nagu kasutada, kas siis on ju suhetes, on ju, finantside osas, on ju, või siis lihtsalt võib-olla ka elu mõistmise osas, sest seal on nagu väga palju selliseid mõistmise osasid. Ja Triin kirjutab ka, et Renelilt ei ootakski midagi muud kui astroloogilist lähenemist ka raamatule, nii et igati see raamat on ka sinu nägu 100%, kuigi sa ei ole seda algselt nii-öelda ise loonud, vaid see on nii-öelda tõlge sellest raamatust siis. Ja just, et see raamat ongi 90ndate lõpus tegelikult nagu kanaldatud varjunimega ühe mehe poolt, kelle nimi on Sunlight, et see ongi nii huvitav, et Sunlight ja Soullight kirjastus on ju, aga temaga oli ka huvitav, et kaks nüüd välja andma, siis tegelikult viimane etapp tuli ikkagi välja, et on vaja ta üles leida, aga ta oli tegelikult täiesti ju noh, ta on peidetud inimene. Aga mul õnnestus ta ikkagi üles leida ja ka kätte saada ja siis temaga vesteldes ja temaga kiitis heaks ka kõik need minu lähenemised ja minu ideed ja ta noh, nagu väga ootab ka, ma pole veel jõudnud talle nagu anda seda, sest ta nagu elab välismaal, aga ta ise ootab ka seda raamatut endale, et ka tal oleks see olemas. Ja, no väga põnev. Kas sa julged meie kuulajatele ka soovitusi anda, kuidas meie saaks oma ellu rohkem küllust tuua igapäevaselt? Kas või väikesed sammud nii-öelda, mida teha selleks, et rohkem siis seda küllust luua? siin ongi võib-olla kuigi selle raamatu võib-olla järgi ükskõik, kuidas võtta, et ongi, mis on põhilised asjad, ongi nagu tegelikult see, et üks põhiline asi ongi see, et mõistmine, et noh, ongi see, mida külvad, on ju, seda lõikad, aga sellega seoses ongi tegelikult see mõistmine, et andmine ongi saamine. See on tihti võib-olla arusaamatu asi, et kuidas saab olla, et ma annan ju nagu välja midagi, et mis mõttes ma siis saan, on ju. Aga tegelikult ongi, see ongi nagu kõiges tegelikult elus, et seda, mida sa annad, seda sa nagu kuskilt ka saad ja alati ongi see, et kõik, mis sa annad välja, tuleb sulle kordades tagasi, et vahet ei ole, kas see on siis materiaalselt midagi või ka lihtsalt nagu headus on ju, head teod, armastus, mis iganes, et see kõik tuleb nagu sulle tagasi ja eladeski võib-olla selle järgi, siis noh, ja just see, et ka et finantsiliselt öeldakse see, et maksa alati kõige eest ja maksa täiega ehk ongi see, et sa alati maksad ka külluslikult ja alati sa maksad tänuga, et sul ei ole niimoodi, issand küll, no jälle ma pean maksma selle arve ära, vaid sa ütled, et oi, et sa rõõmuga maksad, et sulle on antud on ju see raha, et sa saaksid maksta selle eest ja et sa maksadki nagu rõõmuga, annad välja seda rõõmuga ja siis sa saad seda samamoodi nagu tagasi, on ju. Et see ongi võib-olla tegelikult kõige selline alus ja kõige võib-olla olulisem asi. Ja just see, et sa rõõmu ja kergusega seda kõike teed. Ja, no väga tore. Ma olen ka seda meelt, et elus noh, ongi selleks, et vastu saada, peab ise andma ka, et sa ei saa ainult võtta kogu aeg. Jah. Ja, See on just see ainult võtmise see pool ongi see, et tihti tegelikult ongi see, et elus just ongi, et elades selle poolt, et ollagi ise nagu andja ja rohkem nagu anda, siis tegelikult see kõik tuleb esiteks meile tagasi ja teisest küljest, kui me ise tegeleme selle karmaastroloogiaga, sealt me just näeme noh, nagu seda poolt, mis viib sinnamaani välja, kui inimene on elus võtja, et ta igalt poolt tahab võtta, ta kogu aeg mõtleb, vaatab nagu otsuseid tehes ka selleni, et kuidas ta ise rohkem saaks või kuidas ta saaks ka rohkem kasu millestki. Et see on jälle, mis toob teisest küljest meile jälle tagasi sellised tagasilöögid. Et aga noh, neid midagi ei oleks, kui sa jälle elada ise jälle andmise selles võtmes. ja just. Andmisest rääkides, me lubasime täna ühele kuulajale, nii-öelda aktiivsemale kuulajale siis ka välja loosida ühe raamatu. Mis sa arvad? Kas oled valmis ja paneme selle Fortuna tööle? Ja et see ongi, ma näitangi, et see ongi see täiesti uus raamat ja siin ongi, kui teha lahti, on kõik on näha, et on paki sees veel, meil on ilusti pakendatud on ju. Siia kõik see raamat on siis sees ilusti paberised, siis on selline, saab inimene ise avada ja see on täiesti puutumatu energiaga. Väga uhke. Ja Fortuna tegi oma ringi ära ka. Nii et kas ma ütlen kõva häälega välja, kes on tänase loosi võitnud? Tänase auhinna võitis Marina Preismann. Palju õnne, Marina! Palju õnne, Marina! Marina on nüüd uhke raamatu omanik ja Marina on väga tublisti kommenteerinud meil ka täna siin. Ma saan aru, et Marina on sinu juures käinud ka karmaastroloogia lugemisel, nii et ta on sinu tegemiste ja toimetamistega täitsa kursis. Ja, just.
Ja nii et palju õnne sulle, Marina, ja ma usun, et sa saad sellest raamatust väga palju väärt teadmisi veel juurde, et kuidas oma ellu siis rohkem küllust luua. Ja Marina ka kirjutab siin juba õnnelikuna, et tal on nüüd põhjust Reneliga uuesti kokku saada. Väga super, aga aitäh sulle, Reneli. Ma loodan, et sinu raamatu müük läheb edukalt, et sinu kirjastusel läheb edukalt ja et üldse sinu tegemisi saadaks samamoodi siis hästi palju küllust. Aitäh! Soovin sulle ainult kõike paremat, aga aitäh sulle ja aitäh kõikidele kuulajatele. Soovin teile ilusat reedet ja see, ma ütleks, et praegused ilmad on meil ka väga külluslikult päikest täis. Just. Ja päike ongi tegelikult külluse energia, nii et võib kõik oma raha lihtsalt päikse kätte laadima panna, siis ta loob neile küllust veel juurde. Ehted ja kõik nii. Ah, väga hea, ma panen siis rahakotti, hakkan laua peal hoidma, aknalaua peal. Väga hea, väga hea. Kogu veel külluse energiat. Ja just täpselt. Aga aitäh sulle ja ilusat Aitäh! reedet. Tšau! Aitäh! Tšau!